No nii, tervist, et siis, kes veel ei tea, siis ma remondin Subaruid ka, et mul on endal siin kunagi oli üks Impreza, siis kui ma Force'is töötasin veel, küll diiselmootoriga, aga noh, ütleme, et väga hea auto on Subaru. Et olen ka bensumootoriga Subarutega saanud sõita, et ei ole midagi halba öelda. Ja Subaru alustas diiselmootoriga vist 2008 või oli 2009, aga tänaseks on ta lõpetanud diiselmootori tootmise. Aga ma ei tahtnud hetkel sellest rääkida. Ma võin siia kuskile mingid pildid üles otsida, et mis probleemid nende diiselmootoriga on, et seal olid vänt välja läks pooleks mul ja teist korda sain mootorit teha, siis oli kepsusaalega häda, et seal selle mootori remont läheb siuke 5-6 tuhat eurot maksma, et sinna on vaja uut plokki, uut vänte ja asju. Aga ühesõnaga ma ei tahtnud sellel diisli juures peatuda siin, et mul on siin töös mitu Subarut. Esimest ma näitan nüüd kohe siin. Siin on siis EJ20 Impreza pealt, et sellel läks hammas rimpuruks. Plokikaaned viisin juba tegemisse. Seal sisselaske klapid olid kõverad. Et samal ajal, kui ma selle mootori siin maha jõudsin võtta, helistas sõber, et tal suri väljasõidu pealt. Ja lohistasime siia ära. Forester on tal ja võtsin rihmakatte maha ja seal on ka rihm puruks. Subaru toodi siis treilaga siia, sellel oli hammas rihm puruks, et siin on mootor maha võetud, plokikaaned on küljest ära võetud ja plokikaaned läksid tegemisse. Et seal oli sisselaske klapid on kõverad sellel, tänu sellele, et ta rihma puruks viskas. Et antud auto rihm on sõitnud 90 000 kilomeetrit ja 7,5 aastat. Et sai eluiga otsa. Siis lähme järgmise Subaru juurde. Nii, siin on siis järgmine Subaru toodud mulle. Selle ma aitsin ise tee äärest tuua köie otsas. Et kui see hõbedane olin mootori maha saanud, siis sõber helistas, et jäi tee äärde. Et mingi laks käis ja mootor käima ei lähe enam. Et võid siia ligemale tulla nüüd ja vaadata. Võtsime rihmakatte maha ja siin on hammas rihm on puruks jälle. Et see rihm on sõitnud 40 000 umbes, aga eluiga on jälle mööndus, et üle 5 aasta. Nüüd oleme siin kolmanda Subaru juures. See küsis hinnapakkumist rihmavahetusele, et rihm on juba vahetatud, aga see tuli töökotta, siis võtsin rihmakatte maha ja seal panen siia kõrvale teise video, et mis vaatepilt sealt paistis selle rihmakatte alt. Et ma antud auto puhul jään vastase võlgu, et palju see läbi sõitnud on selle rihmaga. Aga see rihm on täiesti praguline, et oleks siin paar päeva veel, oleks see ka tee ääres olnud ja treilaga siia toodud võib-olla. Vot, aga siis lähme neljanda Subaru juurde. Nüüd oleme neljanda Subaru juures. Tegu on siis VRX-iga, Imprezaga. Käis siin Dünos seadistamas vist, aga seal ei saanud turborõhku piisavalt, et kuskil on rõhureke ja siis ES Racing saatis selle masina mulle siia. Ma tegin turbo rõhulekke testi. Kõigepealt siin olid need sisselaske kollektori poldid lahti, et sai need kinni keeratud. Siis edasi jooksis karterisse. Siin all on turbo juures ploki sisse läheb karterisuusklapp, et seal klapil on ühesuunase süsteem nii-öelda.
et kui turvarõhk peale tuleb, siis ta ei suru seda rõhku karterisse. Et see klapp on läbi. Ja siis tegin veel paar testi siin ja pihusti tihendid ka lekivad siit poolt, et kollektori ja pihusti enda vahelt. Et siin ongi, ootan seda turboklappi ja pihusti tihendid, et siis saaks kokku tagasi panna ja saaks uuesti Dünosse saata selle masina. Vot, aga Subarutega vist hetkel on kõik.